Lisanne, tulge siia istuma. Anatoli ja Lisanne. Nii tore, et said tulla. Teeme aplausi. Tere. Esimest korda laval või? Esimest korda laval. Juhu! Tere, aga ma räägin väikse sissejuhatuse ka, et kuidas Lisanne üldse siia lavale jõudis. Nimelt siuke vahva organisatsioon Viljandis on ka, on Perepesa. Et on Viljandis, Türil ja Põltsamaal, üle Eesti on vist siuke nagu huvitav frantsiis ja üks hetk Viljandi eestvedaja Kairi või Karin võttis minuga ühendust, et tule räägi isadele rahaasjadest. Ja siis ma käisin kõigepealt Türil isadele rääkimas ja siis emad said sellest haisuninna, et nemad tahavad ka, et miks mõtlesin nagu, et isadele õpetatakse rahaasjade või investeerimise ja sellist poolt ja siis läksin jaanuaris uuesti sinna tagasi ja siis oli ruumis üks 10 naisterahvast. Vest tegin enda tavapärast programmi, kuidas asju võiks teha ja siis üks hetk mul oli slaid ees. Ja siis Lisanne tõusis püsti, proovis vähelt vaadata, et ma vaatan, palju sul toidukulud on. Ja siis ütleb, midagi ütlesid, et meie saame 400 euroga hakkama ja meil on 7-liikmeline pere ja kass. Siis ma mõtlesin, kuidas see võimalik on, et siin on nagu midagi, mida saab nagu õppida. Ja siis lõpuks tuli välja veel, et 1100 euroga umbes nad siis kogu oma elu... Ja palju neid liikmeid siis kokku on, küsin kohe. 7 pluss kass. Just. 8 suut toita. Ei ole palju. Ei, üldse mitte. Aga ma küsingi siit nagu sinna nagu algusse minna, see on nagu väga oluline teada oma tulusid, kulusid, et kust sinul selline harjumus või teil selline harjumus kaasa anti või kust te selle oskuse võtsite? Ja... See on tulnud eluga, et meie mõlema peredes lapsepõlve kodus ei olnud sellist rahatarkust, sellist, vähemalt me ei tea, et oleks olnud tulude ja kulude täpselt kirja panemist ja ikka võeti kõik järel maksu peale sealt hobiallist ja mis iganes. Et minu selline peenem rahatarkus sai alguse siis, kui ma olin 2 lapsega üksikema ja sel hetkel tuli nagu hästi hoolikalt vaadata, kuhu siis raha kulub. Et mul ei olnud palju raha, ma arvan, et sel hetkel ma majandasin kuskil 300-400 euroga. Et mul oli vist 100 eurot, 120 eurot mõeldud toidu peale, siis olid mingid jooksvad kulud, mis kulus seal korteris, kus ma elasin tol hetkel, siis vee ja elektri peale. Natuke ei üle seal siis mingid riided ja midagi sellist ninni-nanni ka osta. Et selle korterüüri mul ei olnud, mul oli selline natuke hea diil sel hetkel. Aga sealt sai see harjumus, et kõik asjad üles kirjutada, et palju kulub ja kas üle jääb ja selline nagu distsipliin, et emotsiooni osta nagu vähem teha. Ja me tegin seda päris pikalt. Ja kui me Anatoliga kokku saime, siis mingi hetk tuli välja, et tema ka kirjutas üles. Tema elas sel hetkel Tallinnas üürikorteris. Tema kirjutas ka üles, et väga selline tore nagu ühine joon tekkis meil. Ja siis me seda, kui me hakkasime koos elama, siis me ka veel mõnda aega tegime, siis oli pilt selge. Me tegime ühise rahakoti, kuhu me ühiselt panustasime, et koos maksame siis, mis iganes perega seotud kulutused on. Ja ülejäänud siis rahakott on meie enda rahakott. Ja vahepeal siis olimegi sellises nagu rutiinis. Seniks, kuni siis sina meie ellu tulid ja me võtsime selle uuesti nagu käsile, et kuhu läheb, kust tuleb, palju on, mis kulud on. Ja me siis korrigeerisime seda veel. Et jah, jaanuaris oli meie see eelarve arvestus oligi 1100.
siis me panime 1300 peale, et tekitaks sinna veel sellist nagu lisapuhvrit, sellist nagu tagavara, meelerahu. Ja nüüd juunis me tegelikult veel korrigeerisime seda, lisasime sinna ühisarvetesse veel mingeid asju ja tõstsime selle eelarve 1500 peale. Et me panustame rohkem, et meie iseenda isikliku rahakotti jääks nagu rohkem alles. Mõte on siis selles, et isa ei maksaks kõige eest. Ei, päris nii ikka ei ole. Nagu võrdsem oleks jaotus. Just. Et isa pidi siis nagu rohkem sinna uute potti panustama või? Meil on proportsionaalselt jagatud see, et selles mõttes, et tema sissetulek on veidikene suurem kui minul. Siis me nagu arvestasime proportsioonid ja nüüd juunikuust me otsustasime, et me panustame mõlemad 100 eurot sinna ühisesse rahakotti rohkem. Me lisasime sinna ka mõned arved, mis me arvasime, et võiks seal olla ja et siis ei pea, ütleme, tema ainult oma rahakotist mingisugused autoasju kinni maksma ja mina ei pea oma rahakotist laste sünnipäevasid või aiaga seotud asju kinni maksma, et siis kõik läheb sealt ühisest potist nagu. Ja loodetavasti jääb üle ka. Kategooriaid siis seal on näiteks, kui mingi pere hakkab näiteks tegema, et mis ma arvan, et see on päris hea nagu näide. Juba üks hea õppetund oli siin olemas, et proportsioonid, et kui mina oma elukaaslasega teeme täpselt samamoodi, et meil suht sarnased sissetulekud, siis on nagu enam-vähem 50-50 saab teha. Jah, hetkel on veel see seis ka, et kuna meil on peres 3 lasteaialast, üks veel ei käi lasteaias, mis tähendab seda, et ma olen stabiilselt kodus, et mul ei olegi nagu võimalus kuskil tööl käia ja paratamatult ka sellise suure pere kõrvalt selline, ma olen küll ise tegija, aga ikkagi selline, lapsed on nagu kogu aeg selgas, et seda aega ja seda ruumi nagu lisatulu tekitada on veidi nagu vähem. Et see on nagu õiglane, et siis selline proportsionaalne. Ja kui läheb suuremaks, siis muudame jälle ümber. Aga jah, Küllike küsis su käest, mis sul seal on see plaan, et salajane paber, võib-olla siis sa jagad seda kunagi. Juunikuu on ja minu kokkuvõtted on ja. Kas sa paned neid Instagrami ka, sa teed ilusti neid postitusi, et kas seda võib seal hiljem ka nagu näha meie esinejad või külalised näiteks nippidena on ju, et siin mingid erilisi nippe pole, siin lihtsalt on midagi üles kirjutatud. Aga no mis meie ühisesse rahakotti siis nagu kuulub, et on toidukulu, elekter, lasteaed, trennid, muusikakool, TV, internet, korteriküte ja nüüd me lisasime sinna ka autokütte, koduga seotud mingid remondid, mööblijupid, aiaasjad, kõnepaketid, apteegikulud, kingitused ja riided, mida on nagu päriselt vaja, et sellised, vahest ikka mingid emotsioonid, et siis need on nagu oma kanda. Aga ütleme lastele mingid kombed või... Laste kingitused on kõige õudsem teema praegu, et kui on lapsi palju ja kõigil lastel on sõbrad ja siis lasteaiast ikka kutsetakse, et minu meelest meil on järgmine nädal ka nüüd mingi 2 sünnipäeva jälle soolas, et Ja tegelikult teile tuli veel üks kuluallika. Palju aasta peale tuleb siis sünnasid kokku, olete nüüd arutanud? Oh my god, siin tuleb vist juba... Põhimõtteliselt iga nädalavahetus on mingi üks sünnipäev, et ei tea, siin kevades on kõik omale lapsi treeninud. Ma mõtlesingi, kas on mingi number, et mis teil nagu läheb siis nende kingituste peale? Kas see kuu oli mingi 70 või? Jah, maikuu oli jah, üle 70 euro, aga aprill selle eest oli üle 200. Nii et palju siis on nagu soovituslik panna väikestel lastel? Me oleme seda nagu arutanud, et... See on ka hea nipp. Võib-olla publikust... Lasteaia lapsed. Küsime äkki. Palju 10, kes panevad 10 näiteks lastel? Palju on lastele? Kui laste sünnipäevad? 20? Lasteaia lapsed. Lasteaia lapsed lähevad. 10, 20, käed tõusevad kõigil.
tundub, et 20 on siuke kuldne, 10, see on 20. ikka väga hea kingitus, See on väga hea, okei. 20 on juba hea, jah. Aga 15 äkki on. 15 on selline kuldne kesktee pigem. No me peaksime siin kõik kokku leppima, siis paneme 5, siis on hea mõnus laks, viskad papi välja, ei ole mingit muret, muidu kipitad just, jah. Aga meil tuli üks kuluallikas nüüd veel. Ühel väiksel eelkooli ajal, seal tuli esimene hammas ära, nüüd peab hambaldes ka käima hakkama. Nii et... Palju see siis on? Vanasti oli vist... Me panime 2 eurot on, jah. Üks sammas. 2 eurot, et mul ka hakkab varsti nüüd minema. Ärge kaklemises seda kasutage, vaata, kui kaklema lähete. Just, meil 3 last, et 3 korda 24, jah. Ei, väga huvitav, et ja no ikkagi kõlab ikkagi uskumatult, et suur pere, no sul on ju auto, 2 autot on teil või 1? Piinlik. 3 tegelikult lausa. 3 autot, okei, siin on väikene koht, äkki saab kokku hoida. Absoluutselt, tahad sellest rääkida? Ei taha. No igal lapsel peab olema, oled sa suur või väike, peab ikka mänguasi ka olema, et ilma ei saa. Varsti ju saavad kõik järjest vanemaks, saab juba juurde võtta autosid. Ei, siis saab juba järjest sellele täiskasvanud lapsele, et noh, sa ei pea ostma, et on juba olemas. Automaksud ja värgid kõik, et noh. No jah. Kui on igapäevasest tarbimisest, siis läheb ühiskulu alt see, et jah. Mänguasjad siis need mänguasjad tegelevad isa enda mänguasjaga tegelema ise. See on sinu potist läheb nii. See on minu pott, jah. Mulle meeldis, kui sa rääkisid seal Türil oma toidu eelarve ja selle kogu strateegia koostamine, et äkki sa räägiksid selle siin lahti, et kuidas sa nagu seal Türil seda asja nagu vaatad, korraldad, parimaid hindu saada, et kellega sa läbirääkimisi pead seal? Ei peagi ise endaga. Aga ma arvan, et 1-2 aastat tagasi ma tegin sellise hullumeelse asja, et meil on Türil 4 ketipoodi ja siis ma kirjutasin paberi peale üles toidud, mida meie pere tarbib. Ja siis ma lappasin kõik need poed läbi ja kirjutasin üles kilohinnad. Ja siis järgmine kord, kui ma poodi läksin, mul oli kodus nimekiri valmis tehtud ja siis sinna taha oli kirjutatud, et ma saan selle asja sealt poest kõige odavamalt. Ja siis mul kuluski tavaliselt 1-1,5, kõik need 4 poodi läbi lapata ja mul oli väga soodne ostukott. 4 suurt ostukotti, 100 eurot. Ma arvan, et ei olnud nagu väga paha. Ja nüüd siis ja meil oligi, alguses oli 300 eurot, siis vahepeal siin hinnad läksid kallimaks, oli 400 ja sellest talvest me tõstsime selle 500 peale, et siis oli selline päris lebo nagu. Ja ma üritasin seda statistikat uuesti teha nüüd märtsis, aga selle inflatsiooni ja kõige selle värgiga need hinnad muutusid lihtsalt nagu päevadega. Laks. Aga ma sain mingisuguse pildi ette, aga päris täit tõde nagu ei saanud, aga mul oli tekkinud sellest eelmisest korrast ja nendest käimistest see harjumus, et ma juba nagu, midagi juba ikkagi jäi pähe, need kilohinnad jäid pähe, ma juba teadsin, et kust poest ma mida võtan, sealt võtan piima, sealt võtan jogurti, sealt ostun saia, nii juust maksab siin tavaliselt mingi 11-12 euri kilo, ma leian alati juustu, mis maksab 6 euri kilo. On ju, poole odavam. Ja ketipoodide oma toodangut ma ka nagu tarbin, et ma ei tea, taluvõi kilohind on seal ka vist äkki mingi 10 eurot mõnel brändikamal ostad seda Rimi päris võid, selle saad seal alla 6 euro kilo kätte, et kõik on peas. Kõik on pähe õpitud. Ei, ma tahtsin seda küsida. Ei, see ei ole, see on harjumus. Jaa, see on harjumus, aga ma tahtsin küsida, kas keegi teeb veel nii? 1, 2, Ikka on, seal taga on 4, väga hea. 5 võib-olla natuke. Okei, 5 inimest veel, et tegelikult siis... Ma ikkagi ei saa aru, kuidas on võimalik 500 euroga. Sest mul on 3 kassi ja nemad vähemalt on mul 200 eurot kuus. Sa ostad liiga kallist toitu. Jah, hommiku toorest liha ja siis krõbineid ja siis saavad neid pehmeid ja...
poed läbi käima. aga jaa. ma hakkan sulle tooma, käin sinu eest poes. Ma olen tänu sinule ka iseenda asju üle vaatanud ja minu see toidukorvi inflatsioon, ma olen aastat, panen kirja nagu kuu lõikes. Ma jaanuarist alates olen saanud nagu allapoole selle joone, sest ma olen hakanud e-poest tellima, mis mulle väga meeldib, et mul on salvestatud korv, vaatan külmkappi, täna mul ei ole nutikülmkappi, mis nagu ise ütleb, et need asjad on otsas, on ju, ja vajutad nuppu ja tellib kohe. Ma arvan, et need vist on olemas isegi, on ju, sellised külmkapid. Aga see on näiteks hoiab aega kokku, emotsionaalseid oste ja 60 eurost alates tuuakse tasuta ära. Kui me oleme Tartus. Et seda kõike ma hakkasin tänu sinule ikkagi rohkem sind vaatama, et minu jaoks on see... Nimekiri on ülioluline, lähed poodi, siis nimekiri, siis on neid emotsiooni ostud oluliselt vähem nagu. Ja see küsimus ka alati, et kas ma tahan seda näiteks jäätist või ma vajan seda jäätist. Ei, ma ikka tahan. Aga sa tahtsid lisada midagi? Ei tahtnud midagi öelda. Midagi tahtsin, aga läks mööda. Okay. Väga põnev. Aga siis on ju, sa olid neid asju teinud ja sa tulid ikkagi nagu teise mõttega ka sinna on ju kohtumisele Türile. No jah. Et äkki räägitakse ju raha investeerimisest ja kuskil midagi tegema hakata, et selle hetkeni ma mäletan, sul ei olnud mitte midagi tehtud peale selle, et te nii-öelda nagu kogusite. Yeah. Siit... Mul oli sel hetkel, jah, ma tulin sinna sellepärast, et ma kuulsin, meie isa ei käinud seal eelmisel kohtumisel, täiesti juhuslikult ma sattusin sinna vestlusõhtule ja mõtlesin, et okei, mul on 8000 eurot, et see lihtsalt nagu sulab, et mis sellega siis nagu teha, kuhu see siis panna ja niimoodi ma sinna nagu sattusin, jah. Ja ikka see oli nagu võõrkeel. Mis sa täna teinud oled sellega? Ma paigutasin kohe sealt, ma võin seda täna rääkida, see nagu nii on kogu aeg muutumises, et sealt 5000 ma panin kohe tähtajalisele hoiusele ja siis üle 3000 hakkasin siis vaatama sinna Roburi fondidesse ja aktsiatesse, et mis need siis on ja mis need siis teevad ja mis need punased ja rohelised seal on ja kuidas see protsent seal siis käib ja siis vaatan seda protsenti ka, ei tea, mille pealt seda arvestatakse, nii ja naa ja ükskord küsisin siis mehe käest, et kuule, kas see käib nii või? Otsused said tehtud, esimesed päevad, kõik olid punases. Okei, nii see investeerimine käibki siis. Aga läks üks nädal ja siis läksid numbrid roheliseks ja oluliselt rõõmsamaks see tunne. Siit käis nagu huvitav, küsime nagu publikust ka kätt tõsta, et kellel on tähtajalised hoiused. Paljud juba kasutavad on ju see hetk, et kui saab 4 või 5% eelmine aasta jaanipäeval Coop, siis tegi vist selle kõige kõrgema, et sinu rahale 5% aasta tootlust. Ma sain veel 4 siin ja seda. Ja riski pole praktiliselt väga väike. 100 000 vist tagatakse, jah. Ega alustuseks. 100 000 pangaasutuse kohta, et sul võid need Eestis seal on, kellel need on võimalused üle 10. Et miljoni saab ilusti ära jaotada. Aga väga põnev, nii, 5000 läks tähtajalise hoiusele, robureid, mida te veel olete hakanud koos tegema, mida veel rohkem vaatama? Minul on põhimõtteliselt ikka finantsjuht või spetsialist on Lisanne, et mina põhimõtteliselt korra kuus ostan ja rohkem ma ei tea, mis seal toimub. Ma ei vaata, kas seal tõuseb või langeb või on languses üldse mingid teemad, et tegelikult mis seal salata, ma olen investeerimist teinud küll juba võib-olla mingisugusel krooni ajal, aga siis oli elu noor ja siis vahepeal tuli jälle likviidseks teha see nii-öelda portfell ja siis mingisugune väikene asi nagu jäi ja siis nüüd Lisanne andis uue tõuke, et põhimõtteliselt nüüd hakkasin uuesti nullist, et minu esimesed ostud olid tegelikult Tallink ja see oli kroonide ajal üldse. Väga huvitav. Ja nüüd siis läbi Lisanne saite nagu ühiselt
et nüüd nagu Ta ütles, investeerite ma tulin koju- eraldi, aga vaatate nagu kokku, on ju, enda nagu elu või kuidas? Sellega oli naljakas, et ma tulin sealt koju ja siis hakkasin rääkima siin paar päeva hiljem ja siis ta ütles, et ma arvasin, et sa ei ole sellest huvitatud. Ma ei julgenud sulle seda rääkida. Tuleb publiku küsimus, kui paljud saavad enda elukaaslasega investeerimisest rääkida? Äge. See on päris hästi tegelikult. Aplaus teile kõigile. Aplaus teile selle eest. Sest see on suur asi. see on oluline teema. Ja siis pärast seda, kui ma olin oma esimesed tehingud ära teinud, siis ma arvan, et kui mu telefonil oleks nupud, siis need nupud, mis viivad sinna roburifondidesse, oleks ammu kulunud, sest ma ikka mitu korda päevas käisin seal vaatamas neid. Ja ma ikka hoian üsna enda põnevuse, enda õppimise pärast ma ikkagi käin ja vaatan neid ja loen ja kuulan inimesi. Nii tore on näha siin ka neid, keda ma Instagramis jälgin, et nagu vanad tuttavad juba, mis siis, et ma tegelikult ei ole kunagi kohtunud. Nii, Anatolist ma sain aru, sa oled hästi siuke hea passiivne investor, et lihtsalt nagu iga kuu ostad ja siis nagu unustad, on ju, teed oma aktiivseid tegevusi. Kas sa võiksid natuke tutvustada, millised varaklasse sa sinna endal kõige rohkem nagu ostad, kas üksikaktsiaid, indekseid, võlakirju? No nüüd võlakirjad tulid, see samune robur tuli teemasse, kuna sina olid siis suur juht ja liider sellel teemal, Lisannele tutvustama seda, okei, paneme ka siis seda ja tegelikult on Eesti aktsiad olen võtnud, et Tallinna Vett olen võtnud. Tallinnas elasin, siis nagu tundus loogiline, et ma joon nagu enda vett ju. Et vahepeal töötasin ühes ettevõttes, mis on ka nagu kontserni alla kuuluv, siis ostsid sellest kontsernist ka mingisugust osakut, et jälle nagu omaniku tunne, et astusid tuppa, et jälle omanik. No mitte küll suurte numbritega, aga ikkagist, et tehnoloogia. Siit küsimus kohe, kas Nvidiat on ammu või? Ei. Okay. Ja siis mingisugust norrakad kunagi ostsin, aga need ostsid ennast välja. Üldiselt ma ei jälgi seal neid asju. Nüüd viimane kord Swedbanka mingi soovitus oli, et osta Sampot. Ostsin Sampot, mis seal ikka? Et mingisugust analüüsi üldiselt ei tee, et lasta siis olla seal, et las see rahule seal ongi nii, et puudust ei tunne tast ja lasta olla siis. Tegelikult ta küsis viimane kord minu käest, et kuule, et mis ma ostan. Ma ütlesin, minu käest küsid seda. Kas sa tegid kalendrisse siis mingi risti või? See oli nagu selline, okei, ma vist olen juba midagi nagu tean. Et horisont, ma saan aru, on ju pikk, et saavutada kas siis finantsvabadus või mida te enda jaoks nagu olete mõtestanud, miks te seda nüüd olete hakanud tegema, et see investeerimine pigem distsiplineerib selle rahaga ümberkäimist, et finantsilisele vabaduseni jõuda on, mis asi see on üldse, et täna see, mida ma teen oma töös, ei ole nagu midagi rasket ega keerulist, et kui sa seda naudid, siis see ongi justkui nagu vabadus ju. Ma ka üks päev mõtlesin, et ma olen tegelikult valinud sellised tööd, mis meeldivad, et sa teed päeval juba seda, mis sulle meeldib. Et kui sa saad ka finantsiliselt vabaks, ega sa ei jää ju diivani peale istuma, et sa ikkagi ju midagi teed. Just. Et siis sa oled juba selle õige otsuse nii-öelda natukene ära teinud, et valisid ikkagi ka sellise töö, mis veidi meeldib. No jah, et eks päevi on erinevaid, vahest on, kurat ei viitsi minna ja ei taha aga teed oma päeva ära ja teine kord on jälle mõnusam, et suhtled klientidega ka, et siis on täiesti sõltub ju päevast, millised kliendid satuvad, et kui sa saad ikka normaalsed positiivsed kliendid ja päev läbi nendega suhtled, siis on nagu terve päev on nagu sul ära sisustatud ja ongi nii, et jah. Väga huvitav. Nüüd te olete umbes pool aastat nii-öelda investeerinud, on ju sinu stardipunkt oli 8000 nii-öelda portfell, on ju. Ja
ma ei tea, jah, ma olen numbrite inimene, mulle meeldib, kui avalikustate, siis avalikustage, aga kui palju nüüd sinu portfell näiteks täna on, et kui palju sa oled aktiivselt suutnud nagu Täna juurde on panna ja ta palju kasvanud ma on? võin seda rääkida. Jah. Et täna on 10 000. Suurepärane ju. See on juba päris kõva nii-öelda kasv juurde pandud raha ja... Ma tegin see kuu esimest korda, et nii-öelda maksin nagu esimesena endale või panin esimesena sinna portfelli ja siis vaatame, kuidas edasi saab. Tõenäoliselt saab. Nii et siit te nagu liigute, nüüd ma nagu vaatan jälle kaugemale. 5 last ja kass. Hea portfell, on ju? Ja jah, seda üks erakond niimoodi promos kunagi. Aga kuidas te siit nüüd, kuna ise olete selle sisse läinud, pool aastat teinud, tõenäoliselt on tekkinud juba harjumus, et te tahate seda teha ja automaatselt teete ja unustate ja võib-olla vahepeal vaatate ja korrigeerite, aga kuidas nüüd, mida te lastele edasi annate? Lastele tulebki anda nüüd seda rahatarkust, seda, kuidas seda raha kasutada, mõelda üle, et ei oleks neid emotsiooni osta, mida on päriselt nagu vaja ja mis on nagu tahtmine ja mis selle rahaga teha, et meie lastel on tehtud ka investeerimiskontod. Meie suuremad 2 last, teismelised, kes saavad taskuraha, on 50 klubis, et nad otsustavad ise palju, nad oma taskurahast iga kuu investeerimisse panustavad ja siiamaani on olnud see suht nagu pooleks, et pool investeerimisse ja pool jääb nendele endale. Kas sina soovitasid neile seda või nad lugesid Jaagu raamatut, blogi? Ei, ma küsisin lihtsalt, et kas te nagu soovite investeerimiskontole ka midagi panustada ja kui palju, et kuna see käib läbi vanema ja nad on olnud julged, jah, selles mõttes tublid. Me kasvatame seda vaikselt, jah. Ja siis ma saadan neile screen'e, mul käib see lihtsalt nagu nii ruttu sinna lehele saamine, siis ma saadan neile screen'e, et täna on punases ja täna on rohelises ja niimoodi harjutan nagu vaikselt seda emotsiooni ja siis vahest tuleb küll, emme, see on nii mõttetu, see raha ju lihtsalt kaob ära, me ei saa mitte midagi. Ja siis teinekord on jälle rohelises, siis on nagu päris äge. Kannatus ja pikaajaline vaade. Ja selline koolitamine ja selline emotsiooniga toimetulek, et see punane vahest on ka nagu okei, et sul need vanemad lapsed olid siis 15 ja... Kohe 15 ja 13, jah. Nemad siis mõlemad nii-öelda tunnevad huvi selle vastu juba? Ja. Ja kas pidid seda neile nii-öelda ka süstima sisse või see tekkis teie juttude kuulamisest kõrvalt, mis kodus räägitakse? Tegelikult ei olnud nagu sellist suurt töötlemist nagu ei olnud, et me nagu tutvustasin seda veidi ja ütlesime, et teeme ära ja nii ongi. Et kogume tulevikuks. Aga kas nendel on ka kuidagi tekkinud mingid oma nii-öelda unistused, kuhu nad tahavad jõuda, mida teha? Segased lood veel. Segased lood, muidugi nii noored ka, aga just. Mina alustasin on ju 37, nemad on 13 ja 15. Et minu meelest viimane aeg on ju alustada. Mul oli viimane aeg, jah. No selles mõttes on nagu, kui ennast nagu mingi lapsepõlvest meenutada, et ma arvan, me nagu kõnnime õiget samme nende silmis, et nagu Lisanne ennem ütles, et meie vanemad sellel ajal oligi see sammune hobijäll ja Antila ja liising ja järelmaks ja see oli nagu igapäevane normaalsus, et me nagu üritame kõigist nagu teistmoodi seda elu elada, et liisingus ja järelmaksus me ei ole, et kui ei saa, siis ei saa. Kui me ei saa seda telekat oma lubada, siis halvasti kogume raha, siis mis iganes järelikult pole vaja meil neid. Et katsume nagu sellises mõttemaailmas olla. Ja võib-olla täpsustaks, et selle meie pere eelarves ei ole meil koduaseme laenu ja autoliisinguid, et need meil on kõik päris enda omad. Et siis, kui me oma kodukorteri ostsime, see ei maksnud väga palju maakoht, et alguses ta oli jah, nii-öelda järelmaksu peal, aga me kogusime, maksime selle ära ja täna oleks selle koduväärtus ilmselt 3-kordne tõenäoliselt. No võib-olla küll, jah. Türil siis täpselt, keskel kuskil? Türi ääres, jah, ei ole päris linnas seal. Et meil ei ole neid jah, suuri selliseid kulukohti pere eelarves siis. Et see on meie võit.
palju te siis ise, lapsed suudavad 50% klubis olla, et palju te veel siis nagu seda kõike haldate, palju teie enda protsendid on? Vähem. Vähem? Ma ei olegi protsentidesse löönud seda. Jah, et Umbes 300 eurot kuus ikka nagu pressib sisse ära. Jah, 300 võib-olla küll, jah. Jah, eelmine kuu oli küll 300, mida ma olen pannud nagu ostnud midagi. 300 endal pluss ma ise veel panustan tegelikult laste, et lapsed ise panustavad ja mina olen ka panustanud laste sinna investeerimiskontole, et no siis on nagu 400 tegelikult läheb investeerimiskontodele. Et ma nagu toetan nagu lapsi ka, et nad ei pea üksi seda koguma. Aga kuidas on töödega lastel? Kas nad kodus või suunate nad tööle või kuidas sellega on? Üldiselt kodutööde eest raha ei saada, aga meil oli üks selline tore diil pereisaga, et pereisa käib tööl ja lõunal ja siis sai välja pakkuda, et suurematele tüdrukutele, et tehke lõuna kaasa, et miks ta viib siis selle kuskile kohvikusse või sööklasse, et ta siis pigem annab selle perre lapsele. Ja laps sai koguda taskuraha iga kuu 20 euri lisaks polnud paha nagu. See on nii hea idee ju. Jaa, nipp ju. Jah, aga seal on nüüd see asi ka, et alguses minnakse õhinaga tegema, aga pärast see kvaliteet kogu aeg muutub, et see sööd mingi 3. korda seda makaroni, et siis põhimõtteliselt täna on niimoodi, et meil see diil on nagu katki, sellepärast, et ma saan tunduvalt paremat toitu sealt, parema hinnaga sealt sööklast või kohvikust kui pere eelarvest. Hinnad ka tõusid siis juba, jah? Ei, hinnad ei tõusnud, lihtsalt valik läks käsisemaks. Valik läks kähvaks, jah. Siit, kui te kunagi seda järgi vaatate, lapsed, siis tõstke kvaliteeti. Aga tegelikult oli tore emana kõrvalt vaadata seda, et lapsed teevad süüa ja tahavad süüa teha, et ka see kogemus nagu. Ühesõnaga võimalused on antud pappi teenida, aga mingid muud ärid neile veel välja mõtlema võib-olla. Vaatame, alustame sügisel uuesti äkki või mis iganes. Väga vahva. Me oleme jõudnud sinnamaale, et me võime publikust ka võtta küsimusi, saate julgelt küsida, kuidas mingid asju võib-olla, mida me siin ei küsinud, Lisanne ja Anatoli teevad. Tundub, et see ikkagi ma võib-olla toidu kohta ütlen niimoodi, et me ei söö ainult kiirnuudleid ja lehtsalatit või ma ei tea mida, et me tarbime täiesti tavalist toitu. Viimane kord sain õiendada, et ostsin sa slõkki nii kallilt, et Sa ei võtnud seda Lisanne listi kaasa? Ta teeb järgmine kord, ta teeb ise, et ta läheb, ostab 4 euriga siis selle liha ja teeb selle valmis, et minu meelest nagu 8 oli okei maksta selle slõkkis. Aga okei, et karp... Kui tema käiks toidupoes, siis jääks ilmselgelt väheks sellest eelarvest. Siis oleks toidueelarve 800 või? 500 on meil täna. 500, aga siis oleks... No võt, ma ei tea. Hirmus mõelda. Ei taha proovida igaks juhuks. Et las igaüks jääb oma liistuda juurde, et siis on nagu hästi. Aga kellelgi oli veel küsimusi? Jah. Mina tahaksin küsida lastele investeerimise kohta. Millises pangas, kuhu, mis summas, mis need taskurahad näiteks on mõistlikud? Laste investeerimiskontod on Swedbankis ja investeeritud on Roburi fondidesse. Panustan ise oma rahakotist sellele teismelisele 50 eurot kuus ja nende taskuraha on 40 eurot ja nemad on siis sellest tavaliselt 20 eurot panustanud oma investeerimiskontole. Ütleme siis 70 eurot kuus umbes on laste investeerimiskonto lisa. Ja mina pean siis väikeste siis portfelle 30 kuus 20 valetan, 20 panen
ja see hakkas ka põhimõtteliselt kohe pihta, kui me siin hakkasime tegelema selle. Koos tegime jah need portfellid lastele. Vist äkki nüüd siis mingi 5. kuu või? Äkki on jah niimoodi, et põhimõtteliselt kõigil on ostetud ühesugust asja, et kõikide portfellide jääk on sama. Et miks mul nii vähe ja miks sul nii palju on, seda teemat nagu ei ole, et tuleviku mõttes, et kui siis kõigile võrdselt. Tervist. Ja. Kuidas käitute ja mida räägite nende väiksematele lastele poes, kui tahetakse osta mingid mõttetuid mänguasju, mingid koomipakikesi enda selle väikse taskuraha eest, et kuidas siis seal see asi laheneb? Meil on kodus, no vahest vanaemad, vanaisad viskavad neile neid sente ja münte ja siis neil on seda oma raha ja me käime poes, siis nad maksavad selle raha eest. Üldiselt ei ole mul selliseid lapsi, kes poes viskavad pikali ja karjuvad nagu hullud, et nad ei saa seda, teist või kolmandat. Me oleme kuidagi väga rahumeelselt saanud selle lahendatud, sealt ära tulla, leida mingi kompromiss. Kui neil on oma raha, siis lihtsalt ütlemegi, et sul ei ole nii palju täna, sa saad osta selle või et kuidagi nagu mõistlikult käin lastega nagu vähe poes, et ma ka üldiselt üritan vähe käia lastega poes. See on nagu kõige parem lahendus. Kõige paremad riiulid on seal all ju lastele täpselt. Ja tavaliselt kui lasteaiast tuleme ja mul on vaja nagu poest läbi hüpata mingi piima osta, mis iganes, et siis on pigem nad jäävad autosse ja vaatavad kaugusesse seal autos, et natuke jõnn on, aga mis sa teed? Selles mõttes, et muidu on, ma olen selles mõttes nagu kehv manitseja, et kui me sinna poodi läheme, siis on ikka jälle see isa süda, et see on okei, võta ära see ja lähme siis minema. Et jah. Sellepärast ongi nagu mõte hoopis, et ära võta need poodi kaasa. Tere, mul on ka küsimus väga praktiline ja natuke vabandan ette, et äkki on isiklik, et millisesse kategooriasse teil laste raha kuulub ja kuidas te seda siis jagate oma portfellis? Riigilt tulnud laste raha. Aha, okei. Jah, see on nagu minu palk siis, et see on minu sissetulek ja seda me oleme nõnda arvestanud, et Anatolil on tema tööpalk ja minu tööpalk on siis see laste kasvatamine. Ja seda me siis oleme jaganud proportsionaalselt. No, minul on lisaks veel esimesest elust 2 teismelist, et ka sealt on esimeste laste isa poolt toetus, et see on ka nagu sissetulekuna arvestatud. Ja. Et siinkohal ma tahangi öelda, et väga oluline on ka hoida suhteid tervena. Küsin, et kui see sama kõik sissetulekud nagu kokku liita, need samad alimendid näiteks on ja kõik jutud, kas see investeerimise protsent või osakaal, mis te ennem siin rääkisite, et üle 50%, kas kogu sellest summast siis üle 50% või seal on juba mingid muud tagad? Ei, see oli nagu laste see panustamine oli 50%, nii et nemad on selle, nemad oma taskurahast nagu pool loovutavad sinna investeerimisse. Aga teie endi osakaal, te ei ole seda arvestanud niiviisi? Mina ütleks võib-olla, et mingi 20% on võib-olla isegi, 20 oleks võib-olla liialdus isegi. Jah. On veel kellegil mõni? Tere! Mul on täitsa praktiline küsimus sulle, Liisanne. Meie ju tunneme tegelikult, eks ju, räägi seda saladust nüüd täpsemalt, kuidas sa selle 400 euroga pere peale selle toidu suudad ära valmistada. Et üks asi on see, et sa jälgid neid toiduhindasid, mis ja kus soodsamalt. Aga kas seal on mingi nipp veel, et kas nädalased mingid kavad, kuidas, mis toitu ja millal te teete või mis sulle päriselt selle tulemusega tagab, et sa ikkagi suudad selle eelarvega toime tulla, sest et nagu sa ka mainisid, siis meil ju kaupade hinnad tegelikult ju päris suures muutumises. Ja. Tegelikult on 500 on meil see praegu see eelarve, et me ostan täiesti tavalist toitu, ma jälgin seda kilo hinda, neid odavaid makarone saab ka väga hästi keeta, no päriselt ka nagu.
et ja ma teen ise söögi valmis, no maru harva käime väljas söömas, päris valmis toitu ostan ainult väga-väga häda pärast, et poolfabrikaate jah, ma ostan, sest ma ei oska kõike ise teha, purgisuppe, mingisuguseid pihve või midagi sellist. Aga ma teen ise toidud ja minu jaoks on see nii tavapärane, et ma ei oskagi siin nagu mingit suurt nõksu nagu välja tuua. Et praegu, ütleme siis septembrist see kooliaeg, lapsed söövad koolis, lasteaia lapsed söövad lasteaias oma põhitoidud, mehes sööb lõuna nii-öelda siis päeval seal mis iganes sööklas, et see põhitoidukord on nagu õhtusöök ja nädalavahetusel siis kõik korrad. Et ma ei tea, kas on sellest mõjutatud või eelmine kuu vist mõjus soe ilm, et ma vaatasin toidu peale kulus maikuus 447 €. Ma veel mitu korda lõin kokku, kas päriselt, et aga soojad ilmad olid, võib-olla ei tahtnudki nii palju siis pere süüa. Suurepärane, aitäh. Ma saangi aru, tegelikult on oluline ikka see ostukorvi sisu ka rohkem, et mis sinna ostukorvi on valitud ja sa ütlesid, et sul on kaaviari me ei söö jah, päris iga päev. Aga me lubame ikka vahest mingeid kallimaid asju ka, ja mitte sellepärast, et see oleks nagu punnitatud ostud. Ma võin seda kaaviari ka osta, aga ma ei söö seda nagu iga päev, et ma ei tea, see on nagu nii loomulik, et ma ei oska siin rohkem mingid nõkse nagu välja tuua. Et see kilohinnad on nagu siin pähe jäävad. Võtan eeskuju, tulen õppima. Just, teeme nii. Väga tublid olete igatahes, nii et kas on veel küsimusi või on see... Me jõuame ühe küsimuse veel võtta, jah. Tervist! Tere! Mina tahtsin küsida, et Anatoli hobidest me juba kuulsime, aga kuidas teil on pere, huviringi ja Lisanna enda hobide kulu, et kas sinna ka midagi läheb või sinna nagu ei mahu enam midagi? Aitäh! Lisanne minu huvid nagu olid ka või? Ma ei kuulnud. Ja, et kas sul ka mõni hobi või ring on, mida sa teed, mis maksab või? Et laste huviringid ja hobiringid lähevad ühisest kassast. Minu hobi on minu töö, minu hobitöö, ma teen käsitööd ja see siis on rohkem nagu minu lõbu, minu rahakotist. Mul on ka, nagu Kristi Saare ütles, et elustiili töö pigem, et mul on ka tegelikult ettevõtte olemas, mille alt ma seda hobitööd, seda käsitööd siis nagu teen, ajan. Jah, et see nagu Anatolit nagu väga ei puuduta. Aga mis on lastega seotud, need lähevad ühisest kassast? Ja need trennid ja muusikakoolid ja nii edasi. Sügisel lähen mina ka muusikakooli, see on minu enda lõbu, selle ma maksan ise kinni. Palju maksab muusikakool? Ma ei tea. Täiskasvanu muusikakool maksab ühes kuus 65 €. 65 € ja saad muusikuks. Ma arvan, et see on hea investeering ise endasse. See on päris hea. Ja nüüd vist on kõik küsimustega. Me oleme teile väga tänulikud, et te tulite ja sellise kulude-tulude analüüsi poolega Mulgi rahatarkuse õhtul ukse lahti lõite ja Vihma valla kutsusite, et meil on, enne kui te ära lähete, meil on väike meene ka teile ja me palume siis rahvalt ka teile sooja aplausi. Suur aplaus. Esimene esinemine on tehtud, väga tublid olite. Aitäh teile. Ja aitäh teile selle eest, et te julgesite oma numbritest rääkida, mis on hästi oluline ja millest inimesed kardavad rääkida. Ja soovime teie pere investeerimist rahatarkuse teekonnal edu. Ja loomulikult kõiki jälgime teie tegemisi sinu Instagramist. Lissi Y-ga tasku, jah? Jah. Mu sõbranna sai ka täna alles teada, et mul see konto on. Siin on väga palju, ma tean, igasuguseid sendiblogijaid, nii et proovige chatida.